Ahoi vodka, mis toimub siis? Lõpuks sai tehtud ära siis see drooni lennutamise luba. Siin on ju pikalt sadanud vihma ja nii edasi ja nüüd lõpuks siis on ilm nagu okei. Ja siin vihmase ilma tõttu saigi igasuguseid asju arvutis tehtud, tööd ja värki ja siis sai see drooniluba ära tehtud. Ja proovime nüüd esimest korda siis selle drooni lendu saada. Meil ei ole siin nagu väga mingit siledat maad ja värki, aga niimoodi ettevaatlikult. Et paneme ta siit nurga pealt üles minema ja kuskile kaugele ei lenda, niimoodi vaikselt proovime ära esimene test, et väga palju sai nagu õppevideosi ka vaadatud, et kuidas sellega siis nagu käituda ja olla ja teha, et nagu asja oot oleks kõik. Ei taha ju kohe, et mingi propellerid kellelgi kõrid läbi lõikavad ja mingisugust jama, eks ole. Ja mis siis veel tänases videos on? Tegelikult homme filmime siis, et kuna homme lubab juba enam-vähem ilma, siis homme lähme ja teeme terve päev augipüüki, poisid või, jah? Augi, ahvennat, värki, kõike, mida nii-öelda paadi pealt saab, et paneme spinningut pöörde, anname tuld ja vaatame, mis huvitavat saab, aga esialgu siis tõstame selle drooni õhku ja vaatame natuke, kas see õnnestub või kukub kohe vette. Mul telefon ei mahu siia nende asjade vahele, sellepärast ma pean tegema niimoodi, et telefon on siin ees, ma pean tegema mingisuguse Hästi ei ole näha väga. Oh my god, see on nii kerge. Esimene lendamine tehtud, ehk siis ei ole see asi nii hull midagi. Et nüüd ongi see asi, et nüüd tuleb lihtsalt teha mingisugune alus sellele, et nad ühes tükis oleks. Ei saa seda telefoni niimoodi eraldi nagu käes hoida, et oleks ühe mingisuguse, ma ei tea, mingi plaadi peal leiutab midagi välja. Aga jah, mingi vineeri või millegi peale. Et ma saaks teda nagu ühes tükis käes hoida, et telefon oleks ka nagu millegi küljes kinni, aga eks vaatab. Leiutab midagi, esimene lend on tehtud ja eks hakkab siis katsetama siin. Jah. Aga järgmine klipp tõenäoliselt juba homme siis paadist või midagi nii. Ja lähmegi siis peale, et mis landid siis esimeseks on. Kuna siin plekki hästi sööb, siis oleme aru saanud, et sööb siin praegu plekki hästi. Siis mul on siukene plekk, Ristal on mingisugune Ateemi, see on mingi topelt variant, ja selle saab üheseks ka teha, aga on niisugune raskem. Topelt, mis sul küljes on? Ei näita või? Hea küll, näita siis. Aga hakkame siis minema, et tõenäoliselt tuleb kõige pikem sõit, mis me siiamaani teinud oleme siin. Et me ei ole siin jõe peal nii pikalt järjest peal olnud, kui me praegu plaanime. Aga vaatame, palju see aeg kokku tuleb, et kell on 10 ja hakkame siis sõitma. Nii, ja siin samas meie sopist välja sõidu juures juba leidsime mingi surnud haugi. See on väga suur. See on 2-kilone haug või midagi, et ei tea, mis tega juhtunud on siin. Miks ta siin on niimoodi? Peegeldab, väike peegeldab, ma ei tea, kas te üldse näete. Siin üle 2 kilo haug, 3 võib-olla isegi. Ei ole vist näha hästi läbi vee, aga mingid elukad söövad ta siin ära, aga ei tea, mis tega juhtunud on, jah. Miks ta ära on surnud? Nii, ja Raunol on. Kuule ongi selle suure, Raunol mega suur silikoon ja saad ise, jah? Saad või? Nii. Megasuur. No mis ta nüüd megasuur, aga mingi sükene kuradi üle 15 sendi või. Tõsta sinna poole või? Meil on siin asjad, sul küpsised ka siin maas. Võta küpsised ära. Oota. Nii. Sinna rohu äärde panin. Ja rahu äärest kohe, jah? Jaa, no nii, okei. Tõsta sisse. Nii, mõõdame ära, mis ta on. Nii, pane nüüd kiiresti enne kui rahmib.
jah, alla 50 ka, hea küll, lase tagasi. Natuke verd on, aga no loodame, et jääb ellu. 49 oli on ju. Okei, võta viska. Ruttu tagasi, et äkki ei kaotanud piisavalt verd. Sai ühe konksuga natuke pahasti lõpustest, aga noh, alamõõduline ja loodetavasti taastub ja näe, läheb. Rahulikult. Ja loodetavasti jääb ellu. Noh, mis seal ikka? Davai. Anname edasi. Ehk siis tuli, Rauno ütles, et teine vise selle landiga ja see on 15 senti lant. Peaga 18. Mis firma ei tea? Vestin. See sama, mis meil metallpeaga koos. Jah, 3 sentimeetrit tuleb siit juurde, 2 sentimeetrit pikkust, aga noh, nüüd see auk keerutas pusasse. Ja me proovime veel Ristoga plekkidega edasi natukene aega ja kui midagi ei toimu, siis vahetame ka millegi muu vastu, et mul on ka paar suuremat wobblerit ja noh, igasugust kraami on ühesõnaga kaasas. Ja ahvenale wobblereid kui väiksemaid ja kõike. Noh, mina olen püüdnud nüüd plekiga ja natukene väikse wobbleriga ja Rauno on siin proovinud kõiksugu asja, aga noh, kõige rohkem on plekiga proovitud, aga ei söö see plekid enam. Ehk siis nüüd panen wobbleri külge ja varsti teeme natuke trollamist ka, sest meil on nats üle 2 tunni nüüd püütud. Ja rohkem kontakti kalaga pole olnud, kui see Raunol see üks. Nii, see Ristol on küljes. Ja Rauno kohe aitab. Nii, keri. Ära tõsta siis, eks ole, vaatame, mis siin on. Rauno on valmis, jah? Keri. Selles mõttes ära tõsta. Oi, see on mõõdukas või? See 60. Ei tea, võtta ruttu. Jaa, tuleb. Jess, ei ole 60. Ei, see on väiksem kui mul. Aga mõõdus on võib olla. Vaatame, mis ta on. Okei, no jess, kohe hakkame vaatama. Kuule, see on 51, mitte 50,1. Valesti panid ja. Ei pannud. See päris kindlasti on kohe. Et see ei ole, näed. On siin saba otsas. On. Ja on siit 51. On. Ma teistpidi. Miks ma teistpidi panen? Kas sa arvad teistpidi lint teine või? Ei olnud. See on mõõdus ja Risto, kui tahab võtta, siis see on mõõdus ja kui Risto tahtsid jätta, jah? Siis jätame. Hästi. No, fileerime ära või teeme midagi sellega siis. Okei, super. Me nüüd oleme päris Leevaku järve peal, me pole siiamaani kunagi sõitnud. Et varsti jõuamegi sinnamaani, kust hakkame tagasi sõitma, aga siin on vahepeal niisugused rohused alad, madalamad alad, et siin peab nagu jälgima kogu aeg. Siin ei saa vahepeal arugi, kust päris jõgi läheb ja kust see lihtsalt see lisasopp. Et jaa, põnev, aga meil ei ole aega nagu siin seekord passida kaua, et teinekord tuleme, sõidame täiskäiguga siia võib-olla ja siis siin koha peal loobib, nagu Rauno siin praegu roovabaga üritab sõidu ajal siin kuskilt külje pealt midagi saada, aga me tahaks lihtsalt lõpuni välja sõita täna, et näha ära, mis siin siis on. Aga noh, kõik on nagu väga vinge. Kena värk siin. Nii, mul on kalaga väike pulk. Väike pulk, väikse pulga laseme äkki siin õnnestub. Ja minul ka käsi valge siis. Ja kellel siis käsi valge ei ole veel? Kõik on saanud, Risto on kõige suurema saanud. Mina on kõige raskema. Et Raunal oli kõige paksem, jah, me kahtlustame, et Raunal oli raskem kui Ristal, aga Raunal oli lühem natukene. No mis seal ikka nagu on? Väga hästi. Kõik on saanud kala, aga natuke paremini võiks muidugi olla. Raunal on kala. Nii. Mu telos on kotis. Vaata seda. See ei taha isegi tulla. Nii. Ei, see pole nii suur. Kuule, selle tõstad nii sama paati. Selle tõstad nii sama paati. No tõmbas, tõsta sisse. Tõsta enda juurde, tee lahti kohe. See on alakas isegi. Ei, no Rauno teeb siin pulli. Oota. Tahad ise teha või? Tood sõrmed küljest ära. Oota. Saime lahti. Läks suts aega, aga no davai, mine. Super, jess. Tooma paabu. Ongi väike, aga kala. Mul on kala, aga vist väike. Ei ole haug. Nii, nüüd on siis mul 2, Raunal 2, Ristal 1. Ai tead, ta on ikka pulk, jah. Aga näed, ikka siin järve... See on hammus.
järve poole otsas. Ei, nad on peale kudemist teevad niimoodi. Kudemise ajal nad, kuidas ma nüüd ütlen, möllavad. Ops, sai, jess. Jess, no mul 2, Raunal 2, Ristol 1, kokku 5. No hea küll, aga trollame siin siis edasi, kui siin Leevaku Paisjärve peal nii hästi toimib. Kuni hüdroelektrijaamani ja siis tagasi. No nii, me oleme nüüd nii, et see pais paistab, me päris paisuni ei lähe. Siin on mingisugused madalaalad vahepeal, jääb rohtu kinni ja siin on need Leevaku kortermajad juba siin taga. Et keerame otsa ringi, paneme maksimumkäigu natuke tagasi. Siin on tuuline, et natuke tagasi siis mina teen söögi, poisid on siin juba sõidu pealt söönud osa ja siis on nii, et siis hakkame tagasi liikuma, aga noh, nüüd on põhimõtteliselt lõpuni ära sõidetud, lõpp on näha ja vaatame siis, kas tagasi teel midagi päris ilusat ka otsa hakkab või mitte, aga okei, sõidame ja teeme siis tegelikult veel siin Paisjärve peal ühe söömaaja ka. Et Rauno paneb siin ürtsi sealihaga saia, ma teen omale sardiinid, tomati kastmes lahti ja siis hakkame tagasi rollama ja loodame siis mingit tõelisi kolle ka nüüd. See kevad on nagu ta on, et ma olen siin mõne teise kalamehega ka suhelnud, ei ole need saagid nii nagu võiks olla. Et noh, ei ole mingit suurt kala keegi midagi väga saanud, aga noh, ega midagi, sööme ära, vaatame, äkki meil joppab tagasi teel ikka. Nii, ja mul on kala. Väike hauk. Ei ole vaja kahva. Nägi nii suur välja. Nägi suur välja või? Või see läbi tõutus otsast. Ei, see ei ole väga suur. 40. Mingi. Mina ei tea, mis asi see aasta on, isegi 45 võib-olla. Mis asi see aasta on, aga et kevad on nii kehva ja teine kalamees tuli ka vastu ennem ja see on rohkem kui 45, see on, kuule, see on 49, aga jube kõhna poiss. Sama, mis mul 2. Et see on niisugune asi see aasta, et teine kalamees tuli ka vastu ennem ja ütles ka, et temal pole mitte ühtegi võttu ka. Meil on nüüd juba 6 kala tegelikult, me muidugi ei tea, kaua teine mees oli ennem püüdnud, aga see aasta on äärmiselt kehva olnud. See kevad. Oot, mine. Et ei tea, mis jama see on, et üldse kehvasti võtab ja väiksed ainult. Aga noh, on nagu on, sõidame veel tagasi ja äkki tuleb ikka midagi veel mõõdukat. Nüüd ei jõudnud kaamerat käima panna, aga oli niimoodi, et siit kalda äärest rohu sees sööstis Raunale jälle selle landi järgi. Ma nägin, et sööstis landi järgi, pani mööda ja siis mingi 2 sekki hiljem sama kerimise ajal võttis uuesti jäi külge, tuli vee peale, mul on need polariseeritud prillid, see oli jäme suur, 60+ sentimeetrit kala. Aga läks ära. Nii et ei ole midagi teha, jah. No midagi, trollame edasi tagasi. Nii, tagasi teel meil siin, enne sõitsime mööda juba mõtlesime, et me tahaks paar sihukest soppi läbi proovida, nagu siin on nüüd jõe kõrval sihukene maltsan all ja siis ongi, et paneme nüüd roovabadega. Et ma ei tea, ma panen selle papagoi ja Rauno, mis sul on? See on ka mul hambaid saanud juba kõvasti. Särg. Särg? Jah, Roo lant särje välimisega. Te kerid välja kohe näited. Siuke, jah. Siuke. Okei, no midagi, proovime, äkki õnnestub roovabaga hoopis siit madalast saada. Väike, mul on kala, aga väike. Nii. Mul on kala. Jälle sama isa poeg. Op. No nii, ikka roovaba ka toodab ja nagu ikka see viimasel ajal minu lemmik värv siis see oli vist ta nimi papagoi, jah. No ma ei tea, kas oli või ei olnud, aga mina teda nii nimetan. Või meeste armastaja või? Meeste armastaja värv. Hea küll.
on, mis on, ühesõnaga jah, see on nii ära ammustatud juba. Kevadlaagris seda võttis mingi 10 augi, noh. Ja lihtsalt, et kaldale jõudsid 12. Läks kaamera või? Oota. Nii, mul on kala, aga väike ja kuidagi kurgu alt. Minul 5 vist või? Kokku 8 või? Ai, jeerum. Ja jälle väike. Miks te väiksed tulete ainult? Asi pole tead landi suuruses enam. See ei ole nii väike lant ka. Selliste lantidega püütakse kurat 10 kiloseid. Tänane kõige väiksem oli see. Aga noh, jess, kala ikka. Nii, ja tänane 9. Ja minul 6 või? Minu 6 ja tänane 9. Ja ei ole mitte midagi muud. Jälle siuke vibalik. Ja see nüüd tagasisõidul suhteliselt kodu lähedal ehk siis lootust, et midagi veel tuleb enam palju ei ole. Ja me täna ei hakka ka rohkem mujale sõitma, sellepärast et see sama video, mida te praegu vaatate, on umbes 3 tundi tagasi. Siis nii-öelda viimane klipp on 3 tundi tagasi tehtud. Ehk siis ma lähen nüüd kaldale, panen selle kohe hästi kiiresti kokku ja teile ülesse. Aga mine tea, siit veel natukene on sõita, äkki tuleb ikka veel mingi mõõdukas, aga no vaatame. Oleme kaldal, nagu näha. Ja mis siis oli? Kokku oli 9 kala, millest 1 oli nipa-napa mõõdus. Nii et jah, ei tea, mis värk see on. Sügisel tuli siin ainult mõõdukala, väga üksikud väiksed. Aga nüüd kevadel näed niimoodi. Eks süüdi on ikka see jahe kevad ja nii edasi. Tuul ja kõik muud asjad, eks ole. Aga noh, on nagu on. Väikestega on ka tore mängida. Seda ütlemist saab vist veel palju ja palju kuulda, sellepärast, et kui niimoodi on, et noh, ainult väikseid tuleb, siis ja kahjuks seda ütlemist kuuleb veel, et väikestega on ka tore mängida, aga noh, loodame järgmine kord suuremaid. Kerige magama kratid ja davai, teeme järgmises.